Ja külalised. Tere tulemast meie kooli jõuluaktusse, kaunisse Võru Katariina kirikusse. See paik täis ajalugu, rahu, vaikset valgust on justkui loodud selleks, et võtta hetke endale, hingata sügavamalt ja märgata jõuluaja tõelist olemust, üksteise märkamist, headust ja heldust. Kellad on läbi aegade olnud märguandjad, kutsudes rahu leidma, kogunema ja üksteise poole pöörduma, nii ka täna siin, Katariina kiriku võlli all. Kõlavad need helinad meie kõigi südames, meenutades, et jõulud on saabunud ikka, olenemata sellest, kui kiire või keeruline on olnud meie aasta, kõlab prantsuse jõululaul ning tong helisevad taas. Ding-dong, 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 ding-dong helisevad taas. Nüüd jõulukellad rabevad, ding-dong helisedes nad meil rõõmu kuulutavad. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Sõna saab kooli direktor Karl Kirk. Tere hea koolipere, austatud külalised, tervitused Võru gümnaasiumi poolt ka meie naabritele siin Katariina kirikus. Hea on teiega siin koos olla. Eile oli ka. Teie esitlused jõulupeol olid ühiskonnakriitilised, hea huumoriga ja peegeldasite hästi seda, milline on maailm teie ümber. Avasite mõne laeka ja arusaama, kuidas maailma näete ja tajute. Tõite lavale vanu klassikuid, õpetasite uusi sõnu ja väljendeid. Sellest hoopis olulisem on see, et näitasite üles oma loovust, koostööoskuseid ja julgust.
Pole lihtne pingelisse ajagraafikusse lisada veel aeganõudev ja kompromisse vaja jõudu etendus. Aga see oli seda väärt, sest sellised hetked, koosviibimised, need loovadki mälestusi ja toovad ka aastate pärast rõõmu. Teisalt jäin ma mõtlema sügavamalt meile eilse õhtujuhi peale, kes küll meie IT-meeskonna abida õigeid sõnu ja lauseid ütles, aga kui realistlikuks on meie uued abivahendid muutunud. Pöörase kiirusega arenev tehnoloogia võib meil kasvada üle pea ning juba täna näeme, et tehisliku ja päris inimese vahelist piiri ei tunneta me enam päris täpselt ära. Kiht langeda lihtsasse lõksu, et kiiresti midagi ära teha, on ju suur. Ka tänane kõne võiks olla tundetu tehisaru prompti tulemus, aga seekord veel mitte. Isegi kui see oleks olnud lihtsam, ei oleks olnud need päris minu mõtted ja ei oleks olnud minu tunded. See poleks olnud päris. Kuigi ma proovisin, teda kirjutas väga ilus kõne. Ma hindan oma lapsepõlve väga kõrgelt. Alustasin oma koolitööd täpselt siis, kui internet ja arvutid muutusid laialdaselt kättesaadavaks ka kodudes. Arvutis sai pea iga kodu tavapärane tarvese ning võimalused muutusid järjest suuremaks. Minu lapsepõlv oligi selline uute, seni katsetamata võimaluste kombinatsioon. Olukord on ju tegelikult suhteliselt sama. Uus tehnoloogia ajastu paneb meid taas proovile. Aga maksimaalselt kasu saab sellest sündida ehk ainult siis, kui me ei unusta end sinna päris ära. Sellepärast oligi eile hea koos olla. Oli pingutatud, oli vaeva nähtud, loovusele antud võimalus, kasutatud ära tänapäeva tehnoloogiaid, aga siiski olid laval päris inimesed, kes näitasid, kui andekad nad on. See tõestus oli ka täna hommikul Parksepa keskkoolis ja ka siin täna Katariina kirikus. Siit tuleb aga minu jõulusoov meile kõigile. Meil on tänasest päevast kuni 4. jaanuarini 2 nädalat ja 2,5 päeva aega. Leia üks hetk ja tee näiteks mõni telefonikõne, lepi kokku meil kokkusaamine või külasta kedagi ootamatult. Ja lihtsalt rääkida elust, maailmast, oma kogemustest, eilsest jõulupeost, parimast piparkoogist. Võtke ette äkki isegi mõni laul. Suhelge, ilma nutivahenditeta. Ja kui sul on juba selliseid kohtumisi planeeritud sellesse 2,5 nädalasse, siis ongi juba hästi. Meil kõigil on selle ühe kõne ja ühe kokkusaamise jaoks aeg. See on oluline, sest meil on kahjuks antud nii üürike aeg. Ja mõnikord ongi just oluline see üks kõne ära teha. Ma soovin teile ilusaid jõulad, väga ilusad kontserte ja ma soovin, et tuleks tore aastavahetus, et me järgmisel aastal kohtudes saaksime uue energiaga edasi. Aitäh! Aeg ongi üürikene ja mõnikord tuleb teha teisi valikuid, edasi minna, edasi liikuda, et saaks uusi kogemusi, uusi rõõmu ja uut energiat. Ja mul on sisimas kahju, aga tegelikult on näha rõõmus, et täna on viimast korda meiega Võru gümnaasiumi koolipäris. Maivi ja Maivi Ole tule siin. Ma tahan kogu koolidele ees öelda sulle suur aitäh, et sa oled panustanud Võru gümnaasiumisse, andnud noortele nii palju võimalusi, rikastanud meie koolielu ja selle lühikese Võru gümnaasiumi ajaloo jooksul panustanud niivõrd palju. Suur aitäh sulle ja edu sulle sinu uutel väljakutsetel.
on hetk, kus maailm vaikseks jääb ja süda kuulab, hindab. See on kui õrn ja püha tuul, mis iga mure õnne kingib. Las nüüd tõuseb taevasse laul, kui helk, mis puudutab me teed. Nüüd on ülislaulude aeg. Kutsun teid kõiki koos laulma laule, tasa ja püha öö.
jõuluvalgus langeb tasa, katab maad kui pehme loor. Olgu see südamestki, rahust kuvab jõuluvoor. Hea, mis meis on, saagu suureks, valgus kandku edasi. Kuulame muusikapala, mis sereereb, tegemist on palaga, mis annab võimaluse hetke iseendale mõtlemiseks. Võimalus maha võtta aasta raskus, mõelda andestamisele ja iseenda leebusele. Olgu see rahulik paus, mis toob hinge selguse. Tasa langeb jõuluvalgus, hõbedane, hääletu. Südamesse sünnib rahu, mis ei vaja sõnu jõu. Vaikne hetk teid kokku toob. Valgus, mis ei kao. Kuula, jõulurahu hingab. Igas hetkes, igas näos. Jõulud on aeg, mil mõtted liiguvad nende poole, kes ei saa meiega olla. Sõbrad, sugulased, armsad inimesed, kes ei ole kaugel või kelle teele on tulnud tõkkeid. See laul on nagu soe tervitus neile.
kes ei ole täna meie kõrval. Olgu nad nii kaugel kui tahes. Kuulame Hiini Vaikmaa ja Leelo Tuumla laulu Sulle, kes sa kaugel. Toogu need laulud meie südamesse soojust, valgust, rõõmu ja rahu. Olgu see aktus hetk, mis jääb hinge, meenutus, et ka keerulisel ajal on valgus alati tugevam kui pimedus. Aktust jääb lõpetama laul, käes ongi jõulud, sest just see laul tuletab meile meelde, et jõulud on kohal, mitte ainult kalendris, vaid meis endis. Kaunist jõuluaega teile!